Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta on korduvalt rõhutanud, et tegemist on majanduslikult kasuliku projektiga Eesti riigi jaoks. Eesti riigile on see leping mitte ainult turvalisust tõstev, vaid ka rahalises mõttes väga selgelt kasulik. Pigem näib see aga olevat majanduslikult kasulik tehing Rootsi jaoks, sest kui seal maksab ühe vangi ülalpidamine 11 500 eurot, siis Eestile maksab Rootsi ühe kinnipeetava eest vaid 8500 eurot. Vastupidiselt minister Pakostale ütleb vanglateenistus otse, et eesmärk ei olegi tulu teenida. Ainukese reaalse tuluna on siiani välja toodud 12 miljonit eurot, mis on siis sellesama Tartu vangla aastane ülalpidamiskulu. Kuid kas see summa on väärt kõiki neid riske, mida me Rootsi kriminaalide siia toomisega enda kanda võtame? Lepinguga on välistatud see, et Eestisse tuleksid organiseeritud kuritegevusega seotud kinnipeetavad ja terroristid. Vangla rendilepingu alusel hakkaks Rootsi Eestisse saatma madala riskitasemega vange. Tänasel pressikonverentsil tõi minister ka mõned näited. Mis on siis need kuriteod, mille eest pikki karistusi mõistetakse ja mida inimene teeb üksinda? Need on, kiremõrvad, mõtleme kas või, lahkunud Toomas Leiusele, eks ole, väga lugupeetud inimene, aga siiski istus vangis kiremõrva pärast. Need on vägistajad, seksuaalkurjategijad, kes on üksinda seda teinud ja need on siis majanduskuriteod. Politsei hinnangul kujutavad endast riski ka vangide külalised, kes Eestisse saabuvad, kuid seda riski aitab maandada külastajatele tehtav taustakontroll. Samas tuleb arvesse võtta, et info, mis on vajalik nende isikute tausta uurimiseks, võib olla piiratud. Kui inimesel on Euroopa Liidus viibimise õigus, ma tuletan meelde, et see ka Rootsi kodanikul on õigus liikuda, siis ega lõpuni me kellegi saabumist välistada ei saa. Loomulikult võib alati ka rääkida sellest, et kas kõikide inimeste kohta on taustasid võimalik saada, ega see kehtib ka tänase kuritegevuse osas, et kui sa oma jälgi piisavalt hästi peidad, siis ei pruugi ka kõik kohe alguses selge olla. Kuigi minister rõhutab, et Rootsi vangide Tartusse toomine muudab meie riigi turvalisemaks, siis politsei on varasemalt välja toonud, et kõrgema kvalifikatsiooni ja palgaga tööle asuvad vanglaametnikud tuleksid suuresti politseiressursi arvelt. Et see profiil on kauniski sarnane, keda täna siis nähakse vanglateenistuses ja politseis ja sealt see hirm tulebki. Ja eks see konkurents nende inimeste peale siseturvalisuse sektoris on selline, et me soovime mõlemad samu inimesi näha oma ridades. Endise terviseministri Riina Sikkuti sõnul on väga oluline, et lepingu järgi tagaks kinnipeetavatele tervishoiuteenust Rootsi riik, mitte Eesti. Ei ole õige panna meie kliinilised psühholoogid töötama välisvangidega olukorras, kui suitsiidne Eesti laps jääb abita, et meil on vaja kõiki inimesi siin kohapeal meie ravikindlustatutele teenuste osutamiseks ja välisvangide tervishoiuteenused ei saa olla meie süsteemi jaoks prioriteet olukorras, kus meil tervishoiutöötajaid napib.